märkad kätteni jõudnud 8. detsember ja see on meil siis kolmapäev. Me peaksime minema küll kontorisse, aga ei, me alustame päeva natukene teisiti, sest me läheme ühele ägedale teidile. Elo! Mellu, millest su dieet koosneb? Pitsadest. See on nagu eluks vajalik, vaata. Pitsad ja mähkmed. Ja kelk. Me ei saa kelguta. Jumala eest me ei saa kelguta. Lili, kas sa tahad ise kelgu peale minna või läheb lissu? Mul on tunne, sealt tuleb mu hot date. See autosse sisse filmis on nii sassi. Kas see ei olegi nagu loomulik siuke mom life või? Eits vist on. Date! Are you ready? Kutsu! Ma ütleks, et Preili sai kõige mugavama tooli nagu. What is this life? Mellu, palun vea mind ka niimoodi. Pigem on mugav nagu. Me reaalselt jõudsime nagu Plessnerisse ja siin on see taliujumise koht on ja saunad, värgid. Lähme või? Ei, konkreetselt. Aga kui see video saab 500 laiki, kas sa siis lähed? Ei. Aga kui see saab 1000 laiki, kas sa siis lähed? Ei. Palju see saama peab, et sa läheksid? 100 000 laiki. 100 000? Okay, we can do this. Ütleme ikka midagi nagu siukest mõistlikud, no 5000 no. 5000. No 5000. Ja, et mu videosid vaatab mingi 1000 inimest. But you all have friends, nii et teeme 5000 laiki, et meil oleks nõus tali ujuma tulema. Panen selle sukeldumiskostüümi selja, et ma turvasin. Wetsuitiga on ju. Kusjuures ma ei ole kindel, kui palju soem siis reaalselt tegelikult on. Okei, see ei saa märjaks on ju, aga külm on ikka. Ma ei tea. Tegelikult see ei ole nii hull. Ma ise olen mõned korrad ikka käinud üldjoontes mingite projektide jaoks. Ma vabatahtlikult väga ei roniks sinna vette. Aga samas vahepeal on fun nagu. Ja tegelikult, kui sa selle ära teed, siis pärast on ülimõnus tunne, sest keha on saanud nagu full on restardi. Nii et võib-olla. Et kui arvate, et võiks taliujumis ära teha, siis andke märku. Houston, we have a problem. Tuleb välja, et mingil hetkel jalutuskäigu ajal hommikul suutsin ma vajutada sellel suurepärasel kaameral sellist imelist nuppu nagu SQ. Mis tähendab seda, et mul on tervest päevast väga palju materjali iseendast pläkutamas 100 frames per second slow-moga. Ehk siis kõik on 4 korda aeglustatud ja heli kui sellist ei ole videoklippidel. Nii et siuke väike apsakas tänasesse päeva on a positive note. Sain teada, et sellel kaameral on siuke tore nupp olemas, mis lihtsustab mu elu kordades, kui ma tahan tulevikus slow motion klippe salvestada. Mida ma täna ei tahtnud. Aga ma teen teile kiire recapi, mis päeval toimus ja siis me saame õhtuste tegevustega edasi liikuda. Esiteks, me käisime pildistamas Liisbetiga Rutipelli jaoks ja tegime mõned storid, ehk siis see on siuke ehe näide sellest, milline mu tööpäev välja näeb, et me aeg-ajalt lihtsalt käime ja loome contenti siis Instagrami jaoks. Ülitore oli, minu arust olid päris ägedad pildid ka, panen siia mingi paar tükki. Pum ja pum ja pum ja siis leidis aset 3 väga olulist sündmust. Kõige esimene neist oli see, et Red Bulli tüdrukud käisid meil külas, mis tähendab, et meie külmik näeb nüüd välja palju lopsakam, ei, täidlasem, just täidlasem on see sõna, mida ma otsisin. Aga see ei ole veel kõik, sellepärast et Mari-Liis käis külas ja tõi tagasi mu jõulutuled, mis tähendab seda, et kõik need siin saame me laduda täna kuuse peale ja kuused ära ehtida. Lisaks käis Keidi jälle külas, sellepärast et 10. detsember ja 16. detsember avab Adidas oma esinduskauplused ja me natukene brainstormisime, et kuidas seda siis ägedalt teha. Nii et ma natukene nokitsen veel selle kallal ja siis asume selle kallale seal. See kuusk saab täna ehitud.
suhteliselt valmis. Ma ei suuda päris hästi otsustada, ma nagu üldjoontes olen hästi minimalistlik inimene, mulle meeldib, kui on hästi stiilipuhas, hästi vähe asju, aga ma ei tea, kuidas selle kuusega on nagu. Siin on mega ilusad poolpoolsid, nagu retsilt mu kõige lemmikumad üldse ja ilusad tuled, et kas nagu oleks vaja veel midagi panna. Mul iseenesest peaks kuskil konkus veel olema käbid, jah, käbid on see sõna, mida ma otsisin. Käbid, mis eelmine aasta selle kuuse peal olid, nii et ma need tahaksin siia veel lisada, aga ma ei tea, kas panna veel midagi. Te võite mulle kommentaaris teada anda, mis te arvate. Ma panen korra tule kustu, vaatame, kuidas ta siis välja näeb. Okei. Looking kinda banger. Ma vist, ma ei tea. Let me know, mis te arvate. Holy shit, me oleme lõpuks kodus. Tänane päev on olnud full on hardcore töö mõttes kütte lihtsalt pärast seda tüllilist jalutuskäiku. Me oleme nagu... Me oleme väga palju asju to-do-listist ära teinud. Mul oli tänaseks korralik e-post to-do-listina ja ma teadsin, et see ei ole realistlik, et ma kõiki neid asju ära teen, nii et ma lihtsalt päev otsa olen prioritiseerinud ja 3 asja lükkusid nüüd siis homsesse. It is what it is, vahel nii läheb, on ju. Ma natukene olen väsinud, nii et ma arvan, et ma täna õhtul olen välja teeninud siukse chill-läks õhtu, eriti kuna, vaatame kohe üle, mis meil sammud teevad. Meil on tehtud 11 000 sammu. Nii et nüüd me teeme lihtsalt väikse trenni. Trenni osas, kusjuures, nüüd kus ma kodus tagasi olen, siis te näete ju mu suurepärast jõusaali. Siis kui pandeemia algas, siis ma ostsin endale 2 5-kilost hantlit ja rubberbändid ja reaalselt mulle nii hullult meeldib nendega trenni teha ja mulle meeldib kõvasti rohkem kodus trenni teha kui jõusaalis. Ma lihtsalt ei suuda jõusaalis käia nagu see, et ma võtan ennast kokku ja lähen sinna ja siis ma ei tunne nagu ma oskaksin kõike, mis sest, et ma olen personaaltreeneriks õppinud, ikka nagu see lihtsalt ei ole kodune koht minu jaoks. Võib-olla on lihtsalt see, et peab hakkama käima ja siis ta muutub koduseks, aga miks ma peaks, kui mul on kodu, kus ma saan trenni teha. Nii et me teeme täna selle trenni ära ja siis võib-olla natukene nokitseme veel tööd teha, sest ma tahaks tegelikult paar asja veel ära teha. No vaatame, kuidas tunne on. Primaarne eesmärk on meil siiski chillimine, ehk me lähme teeme endale vanni, me vaatame mõne vlogmassi ära. See oli lihtsalt nii mõnus praegu. Nii mõnus, mul on nii hea meel, et kui ma siia korterisse kolisin, siis ma otsustasin, et ma tahan saada kindlasti vanni. Mul on terve elu alati olnud dušid, aga kuidagi on jäänud filmides süük arusaam, et kui sul on vann, siis see on hästi romantiline, et sul on vannivaht ja siis sa võtad klaasikese ja siis sa kuulad head muusikat või vaatad head filmi ja täpselt selline tüll mul just praegu oligi ja see oli nagu siia õhtusse. Aga ma mõtlesin, et enne, kui ma magama lähen, siis ma vastan ühele küsimusele veel. Vlogmassile tuli küsimus, et mida võiks kinkida ühele aktiivsele inimesele. Ja ma arvan, et üliäge kingitus või ülipraktiline kingitus ongi kodused treeningvahendid. Et me elame ikkagi veel pandeemia ajastul nii-öelda, et me ei tea, millal ja kas ja kuidas saab trenni teha. Nii et hästi mõnus on, kui kodus on endal vahendid olemas. Et kõige esimese asjana ma võib-olla kingikski selle rubberbändi, sellepärast et see on nii mitmekülgne tööriist, sellega saab nii palju erinevaid harjutusi teha ja see on hinnaklassilt ka üli nagu mõistlik. Muidugi, kui on väga kallis inimene, siis võib talle pool jõusaali kokku osta. Aga ma arvan, et see oleks selline kingitus, mis aktiivsele inimesele tuleks kasuks, sest nagu me teame, siis trennides saad lisaenergiat, isegi kui sa teed 15 minutit nagu mina praegu, siis see annab nagu lisaenergiat. Nii et ma arvan, et see oleks hea kingi idee. Aga nüüd on aeg kokku pakkida tänane vlogmas. Aitäh, et te vaatasite ja vabandust selle väikse äparduse pärast, et tänast footage'it väga palju ei ole. Aga taaskord, nüüd olen targem ja enam sellist asja ei juhtu. Tšau!